On tõesti hea olla siin teie keskel ja toon ka tervitusi Pärnust. Meie koguduse pastor Eenok Palm oma abikaasaga ja Pärnu Immanueli kogudus tervitavad teid, saatsid oma tervitused teile kaasa. Täna oleme juba mitu korda kätt tõstnud, saame veel korra tõsta, et annan tervitused edasi, aga võtan ka kaasa, kui nii et tõstame veel kord ja saan neid tervitada. Ma usun, et meil kõigil on kindlasti elus olnud või on mingisuguseid sündmusi, millele me hiljem tagasi vaatame, võib-olla analüüsime neid või mõtleme läbi, mis läks hästi, mis läks kehvasti, mis oleks võinud paremini minna või mis oleks võinud üldse ära jääda või miks see pidi üldse niimoodi juhtuma ja võib-olla ühele sellisele väiksele rännakule ma tahaks ka teid siin täna kaasa kutsuda, et ülestõusmispühad on meil nüüd küll juba möödas, aga ma siiski kutsuks meid korraks tagasi vaatama sinna suure neljapäeva ja ööl vastu siis suurt reedet nendesse sündmustesse, et mis siis sellel ajal toimusid ja tegelikult lähme isegi päris sinna suurreede varahommikusse välja. Ja ma isegi ei tea, kas see, mis ma täna räägin, kas see on nüüd jutlus või rohkem selline mõtisklus või rännak, et mulle endale meeldib uurida või vaadata nende piiblitegelaste peale, keda on piiblis mainitud ja eriti just selliste tegelaste peale, kes võib-olla ei ole piiblis kõige sellises positiivsemas mõttes või valguses selle piiblis välja toodud, et nendele tavaliselt jääb vähe tähelepanu ja pigem suhtumine nendesse on niimoodi, et see oli see, kes reetis Jeesuse ja seal ei olegi meil midagi rohkem temast rääkida, et las ta olla. Aga tegelikult ka Juuda elust on meil päris palju õppida. Aga täna ma ei räägi mitte Juudasest, vaid otsapidi siis jõuan Juudamaa maavalitseja Pontius Pilatuseni. Aga ma loen ühe teksti ka, mis meil aitab seda pilti võib-olla rohkem siin oma silmade ette kujutada. Ja see on Markuse evangeeliumi 14. peatükist, loen alates salmist 53. Ja nad viisid Jeesuse ülempreestri ette ja kõik ülempreestrid ja vanemad ja kirjatundjad tulid kokku. Ja Peetrus järgnes talle eemalt ülempreestri õueni ja ta istus koos sulastega ja soojendas ennast tulepaistel. Aga ülempreestrid ja terve suurkohus otsisid tunnistust Jeesuse surmamiseks, kuid ei leidnud, sest paljud tunnistasid küll valet tema peale, aga nende tunnistused ei läinud kokku. Siis tõusid püsti mõned, kes esitasid tema peale vale tunnistuse. Me oleme kuulnud teda ütlemas, mina lammutan selle kätega tehtud templi ja ehitan 3 päevaga teise, mis ei ole kätega tehtud. Aga nõndagi ei läinud nende tunnistus kokku. Ja ülempreester tõustes keskele püsti küsis Jeesuselt, kas sa ei vasta midagi selle kohta, mida need sinu vastu tunnistavad? Aga tema vaikis ega vastanud midagi. Taas küsis temalt ülempreester, kas sina oled Messias, kiidetava poeg? Aga Jeesus ütles, mina olen see ja te näete inimese poja istuvad väe paremal käel ja tulevad taevapilvedega. Aga ülempreester käristas oma rõivad lõhki ja ütles, mis tunnistajaid meil veel vaja on? Te olete ise kuulnud pühaduse teotust, mis te arvate? Aga nemad kõik otsustasid, et tal on surmasüü. Ja mõned hakkasid sülitama Jeesuse peale ja katma ta palet ja peksma teda rusikatega ning ütlema talle, ütle prohveti kombel, kes see oli, ja teenrid jagasid talle kepihoope. Aamen. Nüüd see on see hetk, kus suurkohus on
Jeesuse üle kuulanud ja suurkohus oli nüüd nagu see organ, kelle käes oli võim rahva igapäevaelu üle kogu Juudamaal. Ja nagu me lugesime, siis suurkohtu jaoks ei olnud see öö sugugi lihtne, see oli pingeline, see oli täis ärevust, oli täis rahutust. See, et Jeesus pidi hukkama, see oli nagu paratamatus, see oli juba tegelikult ammu ära otsustatud, aga selleks, et see surmamine või see hukkamine oleks kuidagigi, paistaks vähemalt seaduslik välja, siis oli vaja leida tunnistust. Aga nüüd, kui me seda Jeesuse kohtuprotsessi võib-olla natuke lähemalt uurime, siis me leiame, et see ei olnud mitte ühegi nagu sellise reegli järgi peetud. Et nii nagu ka meie tänapäeva kohtupraktikas on teatud reeglid, mis kehtivad, on omad järjekorrad, kelle järel, mille alusel ja nii edasi sinna nii-öelda tunnistaja pinki astub ja kuidas kogu see asi peaks välja nägema, nii tegelikult oli ka tolle aja kohus, kehtisid oma nii-öelda kohtumenetlusreeglid ja see, mis siis toimus, see ei olnud mitte kuidagi nagu sellega kooskõlas. Suurkohus ei tohtinud tegelikult öösel, nagu öisel ajal või pimedal ajal mitte ühtegi asja arutada, eriti mis puudutas nagu surmaasju. Et kõik pidi juhtuma valgel ajal, et kõik oleks nähtav, kõik oleks läbipaistev, rahvas oleks värske ja mingid asjad ei juhtuks ega sünniks kiirustades või kuidagi emotsiooni ajal. Lisaks sellele nagu kohtuotsust ei tohtinud langetada samal päeval, kui esitati süüdistus. Ja jällegi eriti rangelt kehtis see selliste asjade üle, mis siis puudutasid surmaasju. Et vähemalt pidi jääma aega järgmise päeva hommikuni selleks, et kohtunikel oleks võimalik veel asi rahulikult läbi mõelda, lasta sellel asjal settida ja seda nagu selleks, et võimalikult säästa inimest, et nii-öelda ei sünniks ebaõiglast surma, vaid kui vähegi saab, siis säästa inimese elu. Ja viimaks surmaasju ja sellega seotud otsuseid ei arutatud ega tehtud pühade ajal. Eriti mitte siis enne paasapüha, mille nimi ise meenutab juba issanda säästvat puutumata jätmist. Ja siit tekstist, mida me lugesime, siit siis kõlas, kuidas nad siis veetsid ülejäänu osa ööst, veetsid siis selle Jeesuse teotamise, pilkamisega, tema peksmisega, kuni siis päikesetõus selle lõpuks ära lõpetas. Nüüd, kui päike tõusis, siis hakkas järsku inimestel kiire, neil oli vaja võimalikult kiiresti Jeesus maavalitseja ette saada ja ma usun, et seda mitmel põhjusel ja nii siis nad nii-öelda hommiku hakul päikese tõustes teevad nii-öelda kiirelt selle otsuse, et see inimene väärib hukkamist, selleks, et see asi näeks jällegi juriidiliselt korrektne kõik, et näed, me ootasime uue päeva alguseni, valgel ajal tegime otsuse, kõik on hästi ja nüüd on vaja see asi ruttu siis maavalitseja ette saada.
Ma usun, et teine põhjus, miks sellega kiire oli see, et vältida seda, et kui päevasel ajal hakkab rohkem inimesi liikuma, et ei tekiks inimesi, kes võib-olla astuksid Jeesuse kaitseks välja või korraldaks midagi, et Jeesus nagu nende käest tagasi võidelda, et Jeesus oli juba nende käes, nüüd on vaja ta kiiresti sinna naabermajja talutada, sellepärast et pühade ajaks oli maavalitseja Jeruusalemmas, ei olnud vaja minna kuskile kaugele Kaisarea aladele, kus ta tavaliselt viibis. Ja nii see teekond tegelikult ei olnud sugugi pikk. Ja kui nad nüüd Pilatuse või selle maavalitseja hoone või selle maja juurde jõuavad, siis me jõuame kohta, kus ühelt poolt kohtub nagu selliste religioossete formaalsuste hästi täpne täitmine ja teiselt poolt väga räige ülekohus. Et Johannese evangeeliumi 18. peatükist me loeme, et juudid ei läinud Pilatuse kotta sisse, see on siis 18. peatükis, salm 28. Seal on öeldud, et nad ei läinud kohtukotta sisse, et nad ei rüvetuks. Et Pilatus ise pidi välja tulema ja kohtupidamise siis korraldama kuskil kas siis rõdu peal või lahtisel õuel. Et nagu näeme, et need samad inimesed, kes nõudsid nagu süütu inimese surma, olid endi arvates nagu väga õiged ja korralikud kristlased. Et väga täpselt järgisid kõike, mis oli seaduses ette kirjutatud. Ka preestritel, kes siis Juudale 30 hõberaha andsid, ei näinud sellest nagu midagi imelikku, et templi kassast anda raha, et süütu inimene enda kätte saada, aga siis, kui Juuda selle raha nagu neile tagasi tõi, siis oli see järsku nii rüve, et seda nagu ei kõlbanud enam sinna templi kassasse tagasi panna. Et me näeme siin nagu sellist nagu põrkumist, et üks asi ei lähe teise asjaga kokku. Ja tegelikult ka see on võib-olla nagu selline esimene koht ka meile nagu mõtlemiseks, et kui tihti ka meie oma eludes võime nagu ära unustada armastuse suurust, kui me keskendume mingisugusele tühisele formaalsusele või see seal vales kohas tõusis püsti või vales kohas ütles vale sõna ja hakkame nagu inimese üle kohut mõistma ja unustame ära nagu tegelikult selle armastuse käsu suurust, mis on selle kõik nagu kinni katnud. Et siit on ka nagu minu üleskutse, et me ei unustaks armastuse käsu suurust mõne vormi vea pärast, mis meil võib ette tulla, kas siis teenistusel või kus iganes. Aga nüüd nagu selle kõige keskel, selle silmakirjalikkuse taustal saabub see hetk, kus tegelikult kogu vastutus koondub siis ühe mehe kätesse või ühe mehe õlule ja selleks on siis see Rooma asevalitseja Pontius Pilatus. See oli mees, kelle käes oli tegelikult kogu võim, tema käes oli sõjaline võim, tema käes oli kohtuvõim ja tema käes oli ka otsus või nagu õigus otsustada elu ja surma üle. Et kui ma enne ütlesin, et nagu rahva igapäevaelu üle oli võim suurkohtu käes, siis nagu seda surmaotsust või hukkamisotsust, seda pidi maavalitseja kinnitama, et seda suurkohus iseseisvalt vastu võtta ei saanud. Ja sellepärast nad viivadki siis Jeesuse selle maavalitseja Pilatuse ette. Pilatuse elust piibel praktiliselt mitte midagi ei räägi. Kui uurida erinevaid ajalooallikaid, siis ega me tegelikult ka sealt väga palju midagi ei leia.
peale võib-olla mõne sellise lühema kirjelduse, mis kirjeldab teda kui üsna sellist ükskõikset ja hoolimatut inimest, kes oli kergesti äraostetav, kes varastas riigi tagant, kes kohtles oma alluvaid üsna kehvasti, hästi kohtles neid siis, kui tal oli midagi vaja. Ka tema valitsus oli üsna karm ja väga vägivaldne ning tema valitsusaega iseloomustab nagu selline pidev pinge tema ja siis juudi rahva vahel. Ja seda sellepärast, et Pilaatus ise tegi kõik selleks, et see rahvas, kelle üle ta oli nagu valitsema pandud, ta provotseeris neid igal võimalikul viisil ja tegi seda eriti nagu sellistel usuliste tavade ja kommete alusel. Näiteks ta tõi Jeruusalemma linna ja ka templisse nagu erinevaid esemeid, mille peal olid keisri kujutised või siis Rooma nagu valitsust sümboliseerivad kujutised, aga juutide jaoks oli see nagu väga räige nagu selline usukommete rikkumine või usu teotamine, kuna see oli nende jaoks justkui ebajumal ja küll see tuuakse linna, aga et see tuuakse ka templisse, Jumala kotta, see oli nende jaoks täiesti vastuvõetamatu ja siis, kui nad läksid siis nagu selle vastu protestima või pandi kokku siis nii-öelda komisjon, kes siis pidi minema Pilaatuse juurde, et sellest asjast rääkima, et äkki me teeme nüüd midagi või viime need asjad välja või need ei sobi meile, siis Pilaatus lasi neil 5 päeva ümber oma koja selle ringi käia ja olla, kuni ta siis lõpuks nad oma nagu jutule võttis, et igatepidi ta üritas neid kiusata. Üks asi võib-olla veel, mis ma välja tooks, on see, et ta ehitas ka nagu sellise veejuhtme Jeruusalemma linna, mis tegelikult iseenesest ei ole ju halb asi, aga juudi rahvas võttis seda ikkagi üsna negatiivselt vastu ja seda mitmel põhjusel. Esiteks see, et selle ehitamiseks kasutas ta raha templikassast jällegi ja teiseks, kuna juudi rahvas uskus, et see, mida ta seal ehitab, et see ei ole kindlasti nende jaoks, vaid see on nagu roomlaste jaoks ja ilmselt on see selleks, et Rooma sõjaväel oleks seal hea ja mugav olla ja lõpuks siis, et roomlased siis vallutavad selle linna ja see on nagu neile abimeetmeks, et igal juhul igasuguseid selliseid nagu tempe ja trikke ta seal tegi, aga lõpuks hakkasid need juutide kaebused siis ka keisrini jõudma, et mida see Pilaatus seal korraldab. Ja sellepärast, või see taust, mis ma just rääkisin, ja kuna Pilaatus ka teadis, et need juudi rahva kaebus on juba Rooma keisrini välja jõudnud, siis see kindlasti nagu mõjutas seda kohtuprotsessi, mida siis Pilaatus pidi kohe nagu hakkama siis juhtima või vedama. Jeesuse kohtuprotsess, me näeme, et Pilaatuse jaoks ei olnud mingisugune selline nagu lihtne või tavaline selline õiguse mõistmine, et on üks pool, on teine pool ja nüüd on vaja ühele poole õigus anda ja teisele poole öelda, et sul ei ole õigus ja ongi asi lahendatud, vaid see oli koht, kus tegelikult Pilaatuse jaoks kohtusid tõde, kes oli siis Jeesus Kristus ja teiselt poolt oli siis rahva surve või ühiskonna surve, nagu nende nõudmine, see oli hirm, et kui ta nüüd peaks midagi valesti otsustama, siis see võib mõjutada kuidagi tema positsiooni, tema võimu,
aga samas Pilatus nägi ka sellest nagu võimalust, et nüüd on see koht, kus ma võib-olla saan nagu juudi rahva poolehoidu endale uuesti tagasi võita, kui ma nüüd selle asja õige lahenduseni lõpuni viin. Kui Pontius Pilatus seisab silmitsi Jeesusega, siis tegelikult, kui me evangeeliumid loeme, siis me väga mitmes evangeeliumis näeme seda, et Pilatus ei leidnud temast süüd. Et see on väga selgelt on see välja toodud. Ta ütleb korduvalt juutidele, et mina ei leia temal mitte mingit süüd. Ja tegelikult sellega olekski pidanud kogu see kohtumõistmine lõppema. Et ta ütleb, et mina ei leia temast süüd ja ongi kõik. Aga me kõik teame, mis selle asemel juhtus. Ülempreestrite siis nagu sellisel ässitamisel hakkab rahvas ikkagi, tõstab kisa, hakkab hüüdma ja Pilatus ei saa seda asja niisama jätta, vaid mis ta hakkab tegema, on see, et ta hakkab nagu laveerima või hakkab otsima võimalusi, kuidas siis ikkagi nagu Jeesus vabaks lasta, aga samas nagu ikkagi meeldida selle rahvale ja võita nende poolehoidu. Ta saadab nad Herodese juurde, et kuulge, et minge arutagi seal seda asja, et mina nagu ei puutu üldse sellesse asja. Ta pakub neile paasapühadele kombeks siis ühe nagu vangi vabaks laskmist, aga me kõik teame, et rahvas ei valinud Jeesust ja viimaks ta laseb Jeesust piitsutada, lootes, et ehk sellest nagu aitab. Et näete, et ma tegin midagi. Ehk siis ta teeb kõik, välja arvatud selle ühe, mida ta oleks pidanud tegema, astuma nagu tõe poolele ja mõistma õiglast kohut. Aga Pilatus valib teise tee ja põhjus on selles väga selge. Surve kasvab, see ühiskonna surve kasvab temale, kisa kasvab ja rahva hääl muutub üha valjemaks. Ja Johannese evangeeliumis jällegi me võime lugeda, et juudid hüüdsid talle, et kui sa tema vabaks lased, siis sa ei ole enam keisri sõber. Ja ma arvan, et see oli ka nagu see koht, kus tegelikult Pilatus murdus. Selle asemel, et nagu mõista õiglast kohut, valib Pilatus oma positsiooni, ta valib oma karjääri, ta valib nagu sellise näilise rahu ja maksab selle eest kahjuks väga kallist hinda, maksab selle eest tõe hinda ja viimaks siis peseb käed, justkui sellega oleks võimalik nagu vabaneda sellest vastutusest, sellest otsustuse vastutusest, mis ta oli just nagu langetanud. Nüüd, kui me selle asja peale tagasi vaatame või Pilatuse peale vaatame, siis tegelikult Pilatuse elu on väga kõnekas meie igaühe ellu. Ükskõik, kus me võib-olla oma tänases usuelus, millises etapis me oleme, et see tegelikult kõneleb meie igaühe ellu, ka minu ellu, sinu ellu. Pilatus esindab inimest, kes näeb tõde, aga ei julge selle järgi elada. Et kui me nüüd oma elu peale mõtleme, selle peale, mis on olnud, võib-olla selle peale, mis on veel tulemas, need mõtted mingite olukordade üle, mis on meil võib-olla juba peas nagu küpsenud või valmis, siis me peaksime enda käest küsima seda, et kui sageli oleme me nagu täpselt samasuguses olukorras. Et me teame, mis on õige, me oma südames tunneme ära selle, mis on õige, aga nagu surve all, olgu see siis surve tööl, töökaaslaste poolt või lähedaste poolt või oma sõprade poolt või
koolikaaslaste, mis iganes. Et nagu me laseme mõjutada ennast sellest survest ja me valime võib-olla selle tee, et me vaikime, me kohandume, me nagu justkui peseme käed puhtaks, et kõik on hästi, kõik on okei. Et see Pilatuse lugu, see tegelikult ei ole lugu lihtsalt ühest nagu maavalitsejast või ühest inimesest, keda Jumal kasutas oma suure plaani või oma suure eesmärgi teostamiseks, vaid see lugu on peegliks meie igaühe ellu. Ja nüüd, kui me sellesse peeglisse nii-öelda vaatame, siis see küsibki meie käest, et mida teed sina, kui tõde seisab sinu ees. Jeesus seisis Pilatuse ees. Aga mida teeme meie, kui seesama tõde seisab meie ees? Et kas me valime selle tõe ka siis, kui meie ees on võib-olla lihtsam tee, mugavam tee, võib-olla esmapilgul ka võib-olla näiliselt meile kasulikum tee, või me siiski valime selle tõe. Et kas me julgeme seista selle eest, mis on õige ka siis, kui see võib meile miskit maksma minna. Et väga lihtne on seista tõe eest siis, kui see nagu otseselt meie ellu nagu midagi halba kaasa ei too. Aga kas me julgeme seista selle eest ka siis, kui see võib meile miskit maksma minna? Võib-olla mingi suhe katkeb meie elus kellegagi. Võib-olla me kaotame miskit oma töökohal, koolis, mingi populaarsuse positsiooni, mis iganes. Aga kristlastena ei kutsuta meid nagu ainult seda tõde ära tundma, vaid ka nagu selle järgi elama. Ja seda mitte ainult nagu sellistes suurtes asjades, nii nagu me täna siin evangeeliumist kuulsime, vaid ka kõikides väikestes sellistes pisikestes igapäevaeludes, oma sõnades, mida me suust välja ütleme, oma valikutes, oma suhtumistes, oma igapäeva töö ülesannetesse, oma perekonda, oma abikaasasse, oma lastesse, oma sõpradesse, oma õpingutesse ja nii edasi. Et see nagu jätab meile selle küsimuse, et kas ma olen kõiges lõpuni aus või jätan kuskil midagi tegemata, midagi rääkimata, midagi ütlemata selleks, et peaasi, et oleks hea ja rahu ja kõik läheks hästi ja kõik oleksime sõbralikud. Pilatus arvas, et selle otsusega, mida ta langetas või et ta nagu allus sellele rahva survele, et ta nagu säilitas sellega oma positsiooni, säilitas oma nagu kontrolli selle olukorra üle, et ta nagu säilitas oma võimu, aga tegelikult nagu kui veel tema kohta uurida või seda ajalugu lugeda, siis paari aasta pärast ta siiski oma positsiooni kaotas ja tegelikult ka oma elu ta lõpetas olles pagenduses ja läbi enesetapu. Nii et selline siis oli nagu selle mehe lõpp, kes siis valis nagu tõe asemel selle mugavama, selle parema tee. Ja täpselt samamoodi kujundavad ka need igapäevased valikud seda, kes me oleme ja kelleks me saame ja kuhu poole me oleme teel. Iga kord, kui me astume nagu sellelt õigelt rajalt kõrvale või keerame tõele selja, siis iga korraga see järgmine kord tuleb meile nagu järjest kergemini kätte. Et iga kord, kui me sellelt rajalt
korraks kõrvale astume, siis järgmine kord on kõrvale astuda juba palju-palju lihtsam. Nagu need on need asjad võib-olla, mida see Pilaatuse lugu või Pilaatuse elu meile kas just õpetab, aga nagu toob ette või esitab meile need küsimused. Aga õnneks meie lootus on Jeesuses Kristuses, eks ole. Ja tema on see tõde, tema on tee, tema on elu ja tema on ka see, kes annab meile selle jõu tema järgi käia ja tema järgi elada ja kõikides nendes olukordades, on need lihtsamad või raskemad olukorrad, siiski nagu valida see tõde, mis on meie ees. Sellised olid need minu mõtted, mida ma siis Pilaatusele keskendudes suutsin kirja panna ja need küsimused nagu välja tuua, mille üle mõtiskleda. Kandku need teid kas või vähemalt tänase õhtuni, kui kauem, siis parem. Et minu poolt aamen.